Tore on näha ka Eesti korvipaare kodusel MM-il, kes võib-olla muidu MM-etappe kaasa ei sõida. Räägi, kuidas need kodune MM-etapp läks? Võib rahule jääda, ma arvan, et kõige oluline start. Kui me oleme stardis 30 ees, siis me saame täpselt Eestika 20 minti ära kesta. Siis ma ei pea kella vaata, kui ma tean, 20 minti on täis ja käed on täis ja lõhki ja korvimees on pahane ja kõik on pahasti, aga tuleb ära kannatada. Ma mõtlesin, et algus oli teil küll väga hea. Ega algus ongi täpselt Eestikute 15 minutit, et siis on põhud väljas ja käed on lõhki ja kõik on paha. Kõik on paha, aga see on hea, kui me suudame noortele poistele konkurentsi pakkuda Lihtsa ja Lina, et meil on alati hea meel, kui me suudame neid võita. Mis võib-olla selle nädalavahetuse juures kõige raskem oli? Kvalifikatsiooni võidusõidus prillideta sõit, ma arvan. Ja kuum ilm ka. Aga suures pildis ma arvan, et see oli ikkagi hea kogemus kõik. Mis võib-olla selle nädalavahetuse juures kõige rohkem meeldis? See, et me ikka kord eevis suutsime mööda sõita ja 10 minti tagant ahistada, pressida, hoogu anda, et see oli hea, et meie vaatevinklist. Et kui me nüüd saaks natuke kestma ka, siis mine tea, äkki Pärnus oleme teravamad. Me tegime Eestikateks trenni siin MM-ile. Kuidas tänasel päeval rada oli? Raske, aukus, Soomes, liivane, ebameeldiv, kõik halvad sõnad. Kas midagi head ka oli? Tegelikult päike oli ikkagi hea, selles mõttes oli küll raske, aga päike oli ikkagi hea, mõnus. Raja osas? Esimesed lained, kõige esimesed lained. Aitäh teile! Jah, aitäh teile ka!